Aga lähme edasi, et esimene sektsioon on, mis on ühisrahastus. Ühisrahastuse ajaloost natukene. Et kui me siin mõtleme, et ühisrahastus on üsna uus nähtus, siis tegelikult ta nii väga ei ole. Et mis mina leidsin, kõige vanem ära märgitud või viidatud allikas ühisrahastusele oli John Taylori raamat Penniless Pilgrimage, kus siis tema püüdis erinevate inimeste käest raha saada või raha kokku saada, et seda nii-öelda retke ettevõtte sellest raamat kirjutada. Ja tookord tal sellega kõige edukamalt ei läinud, sest ta ei leidnud pärast neid inimesi üles, kes maksta lubasid ja nii edasi. Et see ei olnud just kõige nii-öelda õnnestunum ühisrahastuse näide, aga siiski katsetati. Samamoodi ameeriklaste vabadussammas või vabaduse kuju, ma ei tea, eesti keeles on, kuidas see õige on, ka seal kasutati nii-öelda ühisrahastamist. Ehk siis 120,000 erinevat inimest annetasid selle valmimiseks, ja valmis ta sai, nii et läks hästi. Ühesõnaga, tegelikult see mudel on üsna vana, aga tänasel kujul, ehk siis sellisel kujul, et online'is saab 100,000 inimesed automaatselt kiiresti raha nii-öelda üksteisele anda ja investeerida. Et sellist nii-öelda massilist kaasamist ei olnud enne, kui tuli SOPA 2005. aastal. Et nemad on siis selle mudeli kaasajastanud ja teinud, ütleme siis nii-öelda tänapäevase ühisrahastuse vanaisa juba või isa vist oleks õigem öelda, sest 10 aastat on nii lühike aeg. Et nemad tegid selle alguse. Sisuliselt siis järgnes ameeriklaste Prosper ja Lending Club. Lending Club alustas Facebooki äpina, aga siis sai raha ja siis tegid ennast nagu reaalseks portaaliks. Seejärel tuli Isepankur Eestis 2009, nüüdseks on ta Pandora ja oma raha 2010 ja siis enamus ülejäänud tegutsevad portaalid tulid nüüd sisuliselt selle või eelmise aasta jooksul, et enamus on sellised üheaastased või alla selle, et nii-öelda reaalselt on nad või suurem osa on tekkinud nüüd hiljuti. Nii, mis asi see ühisrahastus siis on? Sisuliselt räägitakse, et see on varaklass. Mina natukene selles osas olen kahe vahel. Esiteks ühisrahastuse all on näiteks tagatiseta eraisikulaenud, on tagatisega eraisikulaenud, on tagatiseta ettevõtete laenud, tagatisega ettevõtete laenud, projektide rahastamine, omakapitali investeeringud, factoring. Et ja siia otsa põhimõtteliselt tegelikult on ka võlakirjad juba sisuliselt samamoodi ühisrahastatavad mingil määral seal. Et mulle nagu tundub, et siin samas grupis, mida me nimetame ühisrahastuseks, on tegelikult üsna mitu erinevat varaklassi, ehk siis on laenud, on mingi, ma isegi ei oska öelda, kuhu projektide rahastamine peaks minema. Et see on sisuliselt nagu see Kickstarter või Eestis hooandja, ehk et maksad raha ette ja siis tehakse mingi vinge asi valmis. Siis on omakapitali investeeringud on nii-öelda aktsiad põhimõtteliselt või siis riskikapitalism. Et ja factoring on, ma ei tea, kas see läheb laenud alla või kuhu ta läheb. Ühesõnaga, ütleme tema kohta varaklass, aga seal on tegelikult väga palju erinevaid varasid sees. Nii et ma mingi hetk arvan, et see asi natukene täieneb ja siis äkki ühel hetkel hakatakse neid kuidagi jagama erinevat, et üks on üks asi ja teine on teine asi. Aga tänapäeval on siis ühisrahastus ühisnimetajal siiamaani. Aga mina mõtlen, et räägime sellest äkki siis kui investeerimisviisist. Ehk siis see on üks viis, kuidas investeerida. Ja
miks ta nagu hea on siis, et või noh, mis see siis on, et sisuliselt ta on ühiselt investeerimine, ühisrahastus, et selle asemel, et sa üksinda peaksid võtma suure summa kuskilt välja ja rahastama mingi, ma ei tea, kortermaja, siis enamusel seda raha ei ole. Samas suure pundi peale saab raha kokku. Et see ongi see ühisrahastuse võlu. Täpselt nagu see sama ameeriklaste kuju näide, et enamus inimestel ei ole, ei võtta seda raha kuskilt, eks. Ja samamoodi laenude puhul siis on natuke mahud väiksemad üldiselt, aga ka siin on see, et enamus tavainimestel ei ole nagu võtta nii palju raha, et igal ühele 10 000 eurot laenata, aga 10 euro kaupa võiks nagu laenata küll. Ja niimoodi see nii-öelda kokku tulebki. Ja sisuliselt meie kontekstis me räägime peamiselt laenudest, sest selles vallas on see ühisrahastus alguse saanud, selles on minul kõige rohkem kogemust ja selles on hetkeseisuga vähemalt ka kõige suuremad mahud ja võimalused, et on need teised variandid ka olemas, mis ma enne juba välja tõin, aga need on nagu vähem domineerivad hetkel ja need võib-olla arenevad välja ühel hetkel rohkem ja siis on juba rohkem neist ka rääkida. Et mis siis minu silmis eelised on ühisrahastuse osas, et miks sellest nagu rääkida või miks see investorile hea on. Esiteks sellest, et piisab kas või sellest, kui sul on 5–10 eurot kuus, mida investeerida. See ei ole ideaalne seis, seda võiks rohkem olla, aga kui sul on kas või nii vähe, siis tegelikult sa saad juba alustada ja ma ei tea mitte ühtegi teist instrumenti, kus seda teha saaks. Võimalik, et panga hoiusele saab panna, aga isegi seal on minu arust mingid summad päris tihti ees, et kui sa nii väikse summa paned, siis nad annavad sulle veel niigelamat intressi, kui nad täna annavad. Ühe agana, et kui sa nii väikeste summadega ühisrahastuses alustad, siis soovitakse alustada konservatiivsest strateegiast, ehk siis võtta võimalikult madala riskiga laene oma portfelli. Sest et kui sa hakkad suurema riskiga laene võtma, siis võib juhtuda suurema tõenäosusega see, et sa saad mõned halvad laenud sinna ja sinu portfelli puhul tähendab see seda, et su tootlus kukub kohutavalt palju, sest et su summad on nii väiksed. Et seda nii-öelda juhuslikku halba õnne vältida siis, või vähemalt vähendada, siis tasub nii väikeste summade puhul alustada üsna konservatiivselt. Teine asi, mis on väga hea, et on see, et madalad teenustasud, ehk siis üldjuhul isegi teenustasud investorile puuduvad, üks teenustasu on igas platvormis olemas, on see, et kui sa raha välja võtad, siis see panga ülekande tasu tuleb investoril maksta. Ja kui siis Pandora näitel näiteks, et seal on järelturu puhul on teenustasu ja tegelikult on minu teada igal platvormil, kus järelturg on, seal on ka sellega seoses mingi teenustasu. Aga üldjuhul, kui sa niisama investeerid, siis Eestis valdavalt teenustasud puuduvad. Et jällegi nii madalaid teenustasusid ma ei tea, et üheski teises instrumendis oleks otseselt. Jällegi hoiused, seal vist ei ole teenustasu, aga see selleks. Märkasin nüüd kommentaari siin. Joonatan on kirjutanud, et esimesena oli tegemist sõbra laenuga, siis muutus ise pankuriks ja lõpuks Pandoraks. Et jah, tänud täpsustamast, õige kommentaar, et nii see oli, sõbra laen oli kunagi ammu, ma ei mäletagi seda aega eriti, aga tõesti ta kõigepealt oli sõbra laen. Tauri mainib, et oma raha oli 2011 äkki. Ma ei ole kindel. Minu teada, mina alustasin seal 2010, aga ma ei ole kindel, võib-olla ma mäletan valesti. Eks seda annab kontrollida, aga ma praegu vast ei hakka.
aga suured tänud kommentaaride eest, väga hea on niimoodi aeg-ajalt märgata, et kui ma midagi valesti ütlen, siis keegi aitab parandada. Aga okei, lähme esitlusega edasi. Et kolmas eelis on see, et väga kerge on hajutada, ehk siis nagu ma ütlesin, teenustasud praktiliselt puuduvad, mis tähendab seda, et kui sa paned 50 eurot sisse, siis sa saad juba hajutada 5 või 10 laenu vahel selle 50 eurot. Ehk siis saad nii-öelda oma riski sellega tunduvalt vähendada. Samamoodi, suuremate summadega saad samamoodi hajutada. Aga kui nüüd võrrelda näiteks aktsiatega, siis aktsiate puhul on see teenustasu üsna suur. Ehk siis, et selleks, et seal hajutada, peavad su summad olema ikkagi kümnetes või isegi vist sadades kordades suuremad kui ühisrahastuses samasuguse hajutamise saamiseks. Et see on väga suur eelis, eriti just väikeinvestorile. Siis sellest hajutamisest tingituna on see, et alustada saab üsna väheste algteadmistega. Ehk siis, kuna sa saad hajutada, siis kui sa just midagi väga rumalasti ei tee, siis see hajutamine aitab enamus riskid ära maandada. Ja tänu sellele ei ole vaja nii palju teada. Ei ole vaja olla spetsialist, et valida ainult õigeid asju. Samamoodi tootlused on suhteliselt kõrged, siiani veel. Et kui me võrdleme näiteks hoiustega, siis riskitase on muidugi tunduvalt erinev, eks, et siin on tunduvalt kõrgem risk kui hoiusel, samas tootlus on ka tunduvalt kõrgem. Et selles mõttes need tootlused on, ütleks nii, et ajaloolises mõttes on nad olnud isegi ulmelised, et see ei saa kindlasti jätkusuutlik olla. Ja ka täna mõnes kohas on nad suhteliselt, tahaks öelda, et ulmeliselt kõrged. Et see kindlasti nüüd siin 5 aasta pluss perspektiivis niimoodi ei saa jätkuda, sest et raha tuleb peale, siis kukub ka tootlus allapoole. Aga siiani on need tootlused, ütleme nii, et kui sa vaatad praegu aktsiaturgu, siis aktsiaturg liigub suht külgsuunas või isegi allapoole vahepeal, siis minu nii-öelda ühisrahastustootlus on pigem püsinud sama koha peal või liikunud ülespoole. Et selles mõttes ta on siiani, ütleme selle vaeva kohta või selle teadmiste kohta, mis sa seal saad, on ta ikkagi ulmeliselt kõrge. Et selles mõttes on ta väga hea. Samas muidugi tasub igaks juhuks mainida, et selline ootus, et sa nüüd teenid 20% pluss tootlust, see on natukene liialdus, et nii palju kindlasti ei teeni. Et see on juba liiga kõrge ootus. Mul oli üks küsimus ka siuke, et kuidas seadistada nii, et tuleks stabiilselt üle 20% tootlust, et seda paraku nii lihtsalt ei saa. Aga see selleks.